Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Meil on hea meel, et sa oled jälle meiega uut nädalat alustamas, kui on esmaspäev ja kui sa kuulad muul ajal, siis tere tulemast. Ja. Kaisa, räägi siis, mis vahepeal elus toimunud on? Ma ei tea, mul on siuke tunne, et ma olen nagu endast kõik välja andnud, mis mul on olnud anda. Just see, et mul oli see Springmas ka, kus ma iga päev vlogisin. Ja mul tunne, et mu elus nagu polegi midagi, mida ma juba ei ole jaganud. Muidugi tegelikult kõik teist ei vaata mu Springmassi. Aga ma lihtsalt üks asi, mida ma küll jõudsin ka oma viimases videos jagada ja jõudsin ka vestlusõhtul jagada. Aga mõtlesin, et lihtsalt naljakas seik, mida siin ka rääkida. Et 3 minutit enne seda siis, kui pidin võtma kodust takso, et sõita vestlusõhtule, siis hakkasin tegema vlogi klippi sellest, et milline mu outfit on peeglist, niimoodi tahtsin näidata. Ja panen selle kaamera käima ja sellel samal hetkel mu kleit läheb katki. See oli väga ümber kleit ja siis tagant lukk jäi ise ülesse, aga kõik läks niimoodi vahelt lahti. Ja siis mu sõbranna Maria tuli siis appi, aga see lukk ei liikunud nagu mitte kuidagi seal kleidi küljes. Ta on näha pärast seda kleiti. Ja see oli mul esimest korda seljas, ma olin just sildi küljest ära lõiganud. Selles suhtes tagastada poleks nagu nii olnud võimalust enam, et see aeg oli möödas. Aga ja kiire oli. Ja siis Maria siis hakkab mul seda kleiti seljast ära tõmbama, aga kuna see oli nii ümber ja see lukk oli seal ikkagi kinni, siis see ei tulnud mul nagu üle pea ka mitte kuidagi. Ta lihtsalt sakutab, ta mingi see ei tule, ma olen mingi oh my god, nagu ma hakkan higistama ka, mul on need halo on peas, meik on kõik tehtud, on ju. Ja ma nagu, me peame kiiresti mõtlema nagu mingi muu asja välja, sellepärast, et me peame takso võtma ja minema. Ja siis me jõuame siis selle arusaamani, et see tuleb mul seljast ära lõigata, see kleit. Siis ta mingi, kas ma lähen ja võtan käärid ja lõikan. Mingi, no praegu ei jää muud üle, nagu sa pead lihtsalt. Siis ta tuleb nende kääridega, siis ta mingi, kas sa päriselt tahad, et ma lõikan? Ma ütlen, no jaa. Siis ta mingi, et kas on võimalik kuidagi lõigata niimoodi, et nagu, et see ei tekitaks mingit kahju. Ma mingi, ei ole, lihtsalt lõika. Ja ta lõikas seda tõesti nagu nii ilusti, kui seda oli võimalik lõigata. Aga katki ta nüüd on. Ja siis ma pidin kiiresti ümber mõtlema, et mida ma selga panen. Ja siis ma panin teise kleidi ja siis me läksime. Aga kas see kleit on nüüd nagu nii hävitatud, et sa ei saa õmble juurde viia või viiksid õmble juurde? Ma ei tea selles suhtes, et siis ma tahaks siis selle õmblega ikkagi mingi muu lahenduse vist sinna mõelda, sellepärast, et miski ei garanteeri mulle, et see uuesti ikkagi ei juhtu. Et isegi kui ta selle luku osa saab sealt nagu korda, siis ta võib ikkagi uuesti lahti lüüa. Et võib-olla, kui seal oleks mingid haagid kuskil lisaks või midagi nagu, aga siis ma mõtlen, kas see on kõik seda väärt, see on tore kleit küll, aga siis see läheb juba nii kalliks ja ma ei tea. Ja ma ei ole suutnud välja mõelda, mis ma selle kleidiga teen. Okei, näita äkki ma suudan midagi mõelda. Jah, et ma näitan sulle pärast, aga see oli naljakas. Muidugi positiivne selle juures on see, et see juhtus kodus enne mine. Ja. Me just naljatasime seal laivis või seal üritusel, et issand, kujutage ette, kui ma oleks valmigi ja nüüd võime maha istuda, et oleme kõik tänusõnad ja seda ära öelnud. Ja siis, aga ma olekski pidanud siis olema nagu terve selle aja niimoodi. Et ta püsis mul seljas, sest et see lukk oli ülevalt ikkagi kinni, aga et siis lihtsalt... Ma arvan, siis ma oleks lihtsalt Tainile öelnud, et Tain, too mu kapist midagi kiiresti. Ma arvan, et see oleks variant olnud. Ilmselt oleks siis saatnud järgi teisele kleidile. Okei, huvitav. See, mis ma tahtsin madalpunktina öelda, see ei ole nagu otsest madalpunkt veel, aga mul on hirm, et see võib olla varsti madalpunkt. Ja see on ka seotud riietega. No nii. Mul on nüüd olnud 6 aega, eks ju, reisimisest pausi. Et aprillis meil oli ainult üks üritus, ehk siis ma olin Eestis terve aprilli. Ja... Türgis käisid, aga... Jah. Aga nagu puhkus, täpselt. Nii. Ehk siis mul ei ole olnud vaja mõelda demo outfitidele või üldse nagu üritus outfitidele, et mida ma workshopis kannan, mida ma peol kannan, mida ma võtan kaasa siis, kui ma mingi lihtsalt igapäevaselt liigun ringi. Nüüd hakkab see aeg jälle pihta. Järgmine nädal ma ju lendan.
No sul üldse nüüd sul see mai tuleb veel täiesti saikar, täiesti saikar, jep. Ja nüüd ongi, ma tellisin endale, ma tean, et mul tuleb siis kokku 1, 2, 3, 4 demo, enne kui ma tulen uuesti Eesti ja enne kui ma saaksin öelda, ma ei tea, kas minna poodi kuhugi vaatama mingit lisariietust, kui vaja blabla. Ja ma tellisin endaks 4 demoks endale tegelikult outfitid. See oli ka selle mõttega, et ma tegelikult vajasin suveks, ma tellisin erinevaid trennisette, mis oleks üksid nunnud ja toredad, mida ma saaks edaspidi ka jõusaalis kanda. Aga ma tellisin ka suveks nagu sükseid neid unitarde, lühikeste pükstega ühes tükis kombineed. Et see oli nagu hea põhjus, miks tellida, mul tulevad need demod, mul on vaja midagi uut sinna selga panna või noh, et midagi toredat. Ja et noh, nii suveks on vaja mingit nagu sükseid trenni asju juurde. Nii. Ja nüüd ma vaatan, ma lendan ilmselt ju 3 päeva pärast. Kas need asjad on kohal? Ei ole ja mul on paanika, sest mul ei ole mitte midagi muud kaasa võtta nagu nende videote, just nagu contenti jaoks. Kui suur on nüüd võimalus, et need ei jõuagi? No siuke 70% ma arvan. Ja ma ei taha minna kulutama rohkem raha, sest et ma ei poolda ju seda, et lihtsalt, ma lähen siis ostan midagi muud. Ei! Aga laena minult midagi, mul on päris palju uusi asju. See on väga hea mõte. Noh, kuigi jah, need trenni, no vaatame. Need ei pea isegi trennikad olema, et see lihtsalt peab olema ilus outfit, mis võiks sotsiaalmeedias toimida, sest et nii paljud inimesed on mulle öelnud, et nad jäävad neid videosi vaatama. Neil on täiesti savi bachatast, aga nad vaatavad lihtsalt, sest et nagu seda on ilus vaadata, sul on mingi äge outfit, nagu äge lokatsioon, nagu et looks fun. Nagu silmale ilus vaadata. Ja see on ju nagu ka üks põhjus, miks nagu seda sotsiaalmeedia sisu nagu üldse luua, et inimestel oleks oma igapäeva elus, ongi, nad saavad vaadata midagi ilusat, võib-olla midagi inspireerivat, mis iganes. Nii et... No vaatame minu kappi. Vaatame. Jah. Aga praegu vahepeal oli ikkagi nüüd paanika. No jah, sest et tegelikult nagu sa oled selle raha juba sinna kuskile alla pannud, aga siis nad, noh, mitte, et nad kasutamata ei jää. Ei, noh, suvel ma ikkagi kasutan ja värk ja. Aga lihtsalt jah, et sinna on ka midagi vaja. No jah. Jah. Ja ma ise mõtlesin küll, et ma võtsin ajavaruga. Aga noh. Jah. Nii et veel ei ole madal punkt, aga no paanika. Okei. Ma mõtlen, mis minu kõrghetk on. Minul on teada. No aga räägi sina. Okei. Ma olen saanud jälle oma kreatiivsed kanalid valla lasta. Sest me hakkame vannitoa remonti tegema. Ja see on see asi, mis on ainukesena seal korteris, kus ma siis elan, tegemata. Vau, kes see nüüd siis selle niimoodi vastu võttis? Mu kasuisa on pool aastat olnud Saksamaal. Neil oli seal suur projekt, nii et oli seal. Ehk siis nagu ma aru sain, et see oli ka väga hästi tasustatud. Rahalaevad tulevad. See on otses mõttes, ta oli laeva peal tööl ju. No, rahalaevad. Ja siis ta tuli korterisse ja tegelikult ta nüüd jäi ka pensionile. Ametlikult. Wow. Ja see tähendab, et ta jääb pensionile, ta ei suuda paigal püsida. Ma just mõtlen, et ma ei kujuta, et ta nüüd rohkem ei tee midagi. Ei. Nii et ühesõnaga nüüd on see moment, kus nagu ma sain aru, et on finantsi ja on ka aega ja on veel seda viimast tahtmist, sest et noh, mida vanemaks inimene jääb, seda vähem ta jaksab. Ja kuna mu kasuisa on täpselt selline, et ta tahab kõik ise teha. Ega tema mingit ehitusmees sinna ei võta. Ega ta ei usalda kedagi teist. Siis ta peab selle ise tegema, nii et ta tunneb, et tal on veel see viimane energia, et see teha nagu. Ja see panus panna sinna korterisse. Mina ilmselgelt 2 käega poolt, sest et ma olen alati öelnud, kui ta üks hetk mõtleb, ta elab Soomes muidu, et ta tahaks Eestisse tulla ja sinna korterisse elama minna, siis jumala tore on nagu see teadmine, kui see korter on nagu täielikult tehtud nagu valmis, et tal on igat pidi seal mugav olla. Teiseks, kui ta tahaks kunagi panna selle nagu kuidagi üürile, sest et mina maksan kommunaale ja asju, aga ma ei maksa ju üüri talle. Olen pakkunud mitmeid kordi. Seda pakkumist ei ole lihtsalt vastu võetud. Jah. Nii et kui ta ikkagi üks hetk otsustab tavai, et okei, bensipõlv ja nüüd ma tahan, et mingi passiivne sissetulek oleks. See lisab kohe väärtust nii palju, kui vannituba on ilu, noh, terve korter on ilus koos ka vannitoaga, siis on kohe kõrgem väärtus. No ongi. Ja sellepärast ma olengi 2 käega poolt ja ilmselgelt minul on juba ammu välja mõeldud, milline see vannituba saab olema. Absoluutselt, ma seletasin talle eile kogu oma visiooni ära, ta oli kõigega nõus. Tegelikult mul oli nagu valikuid mitmeid, et kuidas see vannituba võib minna. Need kõik
siis jäid erinevatesse budgetitesse, sest mul ei ole öeldud summat, millega ma töötan. Mis tähendab seda, et ma loon nagu mitu võimalust. Ja minu väga meeldivaks üllatuseks ma saan ikkagi vist sinna siis tuua kõik need asjad, mis ma tahtsin. Kas tuleb dušikabiin nüüd? Tuleb dušikabiin, aga mitte kabiin, vaid see on nagu see ehitatud reaalselt nagu see klaasseini asjad. Ja ma tunnen, et see vannituba saab lõpuks funktsionaalseks, sest praegu see ei ole absoluutselt funktsionaalne, see ei ole mugav, seal on nii palju raisatud ruumi. Sest et ruumi seal on. Seal on. Ja kas sa tead, seal on veel ruumi? Seal on seina taga, põhimõtteliselt me saame teha veel siuksed nii sügavad kapid. See on täiesti raisatud space. Ma saan aru, miks sa saad dušikabiini, aga väikene koht minu südames on nagu mingi... kuidas sa loobud vannist, sest mul ei ole vanni ja siis ma mõtlen, et vahepeal oleks nii tore nagu, siis peab mingi vanni õhtukene teha, aga ongi, et lihtsalt seal ja ma tunnen, et seal korteris lihtsalt on funktsionaalsem teha ikkagi see dušinurk. Et see avardab kohe selle ruumi. Ja seda küll. Ehk siis ja disainilt ka, mul on juba kõik, me käisime, muide plaadid on ostetud. Me hakkasime üleeile või eile rääkima sellest, et nüüd hakkame vannituba tegema ja õhtul me läksime siis plaate ostma. Wow! Ja see tuleb ikkagi, ma võin teile oma kontseptsiooni üritada manada teile silme ette. Dušinurk siis tuleb, eks ju, maast laaniklaasiga. Sealt eest siis. Oota, mul on kõigepealt esimese asjana, millised on plaadid, mis värvi, mis... Plaadid, see tuleb ilmselgelt, et ta sulanduks kokku ülejäänud korteriga. Me kasutame hästi palju marmorit seal. Aga see vannituba ei tule 1-2 plaadiga. See tuleb niimoodi, et ainult dušinurk saab olema plaaditud ja ülejäänud vannituba ei ole plaaditud. Nii, mis see ülejäänud on? Ülejäänud vannituba, seinad tulevad värviga, need tulevad valged, nagu ülejäänud korter. Alla tuleb lai liist, nagu meil ka ülejäänud korteris, valge liist ja põrand tuleb mikrotsemendiga. Soe mikrotsement, ja siis see dušinurk tuleb niimoodi, et kas need on 6 nurgad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nurkse, nagu sükese pisikese plaadiga tuleb põrand, mis on marmordetailidega, valge ja siis nii-öelda soe marmor, pigem süke hajutatud marmor patterniga, et ta ei ole nagu hästi intensiivne marmor, veen. Ja sein tuleb siis need nii-öelda ristkülikud ja reljeefsed, heledad plaadid. Kas ülevalt alla ristkülikud? Yes. Sinna dušinurka tuleb ka siis kuldsed detailid segistid. Mitte mustad. Mustad, meil on tegelikult mustad. Meil on ju see köögisegist on tegelikult must. Ja meil on hästi palju musta. Ma kavatsen selle tuua ikkagi sinna vannituppa. Ma lihtsalt tundsin, et kuna segistid on hästi suur element ikkagi nagu kogu see duš, eks ju, kraan, siis kätepesu, see kraan. Et puhastamise mõttes või? Mitte ka puhastamise, aga kuna see ruum on väikes, ma tunnen, see must jääb liiga intensiivne. Nii et mustad tulevad hoopis nii-öelda need kapinupukesed. Yes, lambined, mingid, mis iganes lambid me sinna valime, need tulevad ilmselt mingi musta detailiga ja nii-öelda see duši ukse siis nii-öelda händel, see tuleb ka must. Aga jah, ma isegi arvan, et tõesti ka puhastamise mõttes ongi parem. Muidugi sa pead seda kuldset puhastama, aga sealt mulle tundub, et on ikkagi vähem näha seda, on ju, vesi on ju katlakivi. Ja eriti Mustamäel. Jah, ehk siis sealt on vähem näha seda kui musta pealt. Ja selle tõttu see oli ka, mõtlesin ka funktsionaalsuse mõttes, et see võib olla hea ja pluss, et see on väike ruum, nii et ta nagu ei ole nii intensiivne. Ja see, kus on meil siis WC-pott, sina teed täpselt, mida ma mõtlen, see sein, sinna saabki teha kapid ja sinna tulevad integreeritud valged kapid, ehk siis see ikkagi sein jääb valge ja kapid tulevad sama tooni, mis sein. Ja ma saan sulle tegelikult pilte ka kiirelt või üldse teile saan pilte näidata, et kõik need ideed on ju ka nii-öelda Pinterestist natukene varastatud. Ehk siis meie vannitoa nii-öelda kogu see põranda ja kõige kamma tuleb siis, ma võtan selle Pinterestist lahti, sest et siis meil on päriselt nagu kõigil. Aga millal nagu päris ehituseks läheb? Vist võib-olla järgmine nädal. See on ju päris jõhker, kui vannitoas on ehitus. Ja siis ma mõtlesingi, et see on väga hea, kui mina mais olen nii palju ära. Sest et
väga lihtne on niimoodi teha. Meie vannituba tulebki täpselt dušipõrand on täpselt sama ja täpselt sama see marmorkivi. Ja sinna tulevad marmor, see nii-öelda pind, see kraanikausi pind tuleb päris kivist. Täpselt selline tulebki. Selline kivi on duši nurkas, selline plaat on sinna üles. See tuleb mikrotsemendi värviks ja selline see tuleb ka sinna. Ja. Yes, näitan siis teile ka. Võtame Kaisa pealt tähelepanu korra ära. No nii, 3, 2, 1. Selline tuleb siis see vannitoa vibe. Saate kohe kätte, kes YouTube'ist vaatab. Selline soe, modernne, aga seal on touch of earthiness, mis on meil ülejäänud korteris ka. Okei, väga lahe. Nii exciting. No see on tõesti, see on suur asi. Ja, ma olen nii kaua oodanud seda. Ja, oled tõesti. Ja. Väga tore. Minu kõrghetk on see, et ma ei olnud ammu näinud oma sõbrannat Katriini ja ta tuli eile mulle külla. Eile oli siuke vihmane ilm, nii et väga cozy oli siin minu juures istuda, süüme maasikaid ja juustu ja lihtsalt lobisesime. Ja jah, väga mõnus, tore oli. Wholesome. Täna me loeme teie saladusi ja oleme saladustega väga järje peal, nii et neid võib ikka juurde saata. Võtan esimese. Töötan mehega koos samas ettevõttes, samas osakonnas. Vahel vihkan seda, sest ma ei saa minna koju ja rääkida negatiivseid asju, sest on oht, et need jõuavad tema kaudu tööle. Näiteks ei saa ma öelda, et tiimi juht oli täna tropp ja nii edasi. See on üks vähestest põhjustest, miks tööd tahan vahetada. Oota, aga miks ei saa öelda? Kas ei ole see, et mees võiks hoida nagu saladust? Ma just mõtlen ka, et esiteks, kas teil on mehega nagu nii eriarvamused siis asjadest või inimestest või olukordadest, et kas te koos ei saaks nagu räntida. Reaalselt see tundub just nagu, et oh my god, et ma saakski kellegagi koos räntida. Kui ma töötaks sinuga ühes ettevõttes, ma mõtlesin, oh my god, täna see oli ülitropp. Aga... Et kas ta on siis pugeja või? Et kui sa kardad, et ta läheb rääkima või kittuma? Võt, et see ei usalda siis meest. Ma ei tea, ma ei ole muidugi selles olukorras olnud, et ma just mõtlen, et kuidas need asjad nagu... Kas seal on mingi positsiooni erinevus, mis nagu tekitab seda tunnet siis või kas on olnud juba mingisugune olukord, kus mingi asi on jõudnud tööle, mis ei, teiste kõrvu, mis ei pidanud jõudma või et kust see nagu tuleb, siis muidu ma mõtleks tõesti, et sa saad ju kurta mehele. Või koos saad üksteisele kurta. Ja kohe meil on siin veel töökohta. Tööl üks tüüp käib minuga pauside ajal juttu ajamas. Ei kannata. Ma tahan süüa ja lugeda ja vaikuses olla. Seda enam, et tööl lärm nii suur. Mitte mingi suvalise inimesega sotsialiseeruda. See tekitab minus nii suurt ärevust, et olen hakanud teesklema telefonikõnesid, kui ta läheneb ja söön kiiresti ära, et puhke nurka peitu pugeda. Mis sa arvad sellest olukorrast? Ma arvan, et tegelikult on võimalik viisakalt kuidagi öelda, kuule, et ma tegelikult tahaksin praegu lugeda oma raamatut, et ma hetkel ei soovi suga jutustada. Et teeme seda hiljem või mingi muu hetk. Jah, selles mõttes see muidugi on awkward, kui ta jääb ka sinna sööma. No aga siis söögu vaikuses. Nojah, muidugi võiks. Jah, või siis ma teeksin niimoodi, et ma hakkaks vist klappe kandma peas niimoodi, et mul ei ole mitte muusika, et ma paneks klapid lihtsalt pähe. See on ka päris hea. Sest see on see, mida ma teen praegu nende müügimeestega, kui ma neist mööda kõnnin. Et nagu, siis ma teeks siis sama. Jah, ta võib muidugi siis ikkagi proovida rääkida, et ta mõtleb, et sa võtad siis ära, aga siis ütled, et mul on üks asi praegu, mis paned tagasi, vaata. Jah. Et jah. Aga sest, et ma saan nagu sellest tundest täiega aru, et nagu tahaks siis nagu momenti, kus ma ei pea midagi nagu tegema. Nüüd, ilmselt sa siis töötad sellises kohas, kus sa pead seal... söögialas sööma, sest ma tean, et mina tegin seda, et kui ma kellegagi suhelda ei tahtnud, siis ma läksin oma kabinetti sööma, aga ei pruugi seda võimalust olla. Et siis jätka siis samas vaimus või proovi seda klapitrikki ja... või siis ütle lihtsalt. Ja viisakalt. Hei, mu kutt teab, et mu body count on 2, kuigi tegelikkuses on see 12. Oleme koos olnud 2,5 aastat ja meil on ka ühine laps. Kas peaksin talle seda ütlema? Minu arust ei. Ei pea, aga ma mõtlen, et ei tea, millal see välja tuleb.
no kas tuleb üldse? Ma ei tea, kas sõbrannad teavad või midagi, kellelgi võib üle nagu keele lipsata või kõik aga teavad, et on 2,5 aastat on nagu päris pikk aeg. Siiamaani pole välja tulnud. No, kui see ei ole selline teema, mis on kogu aeg aktuaalne ja te kogu aeg arutate seda ja see on ülitähtis talle, et 2, siis ma arvan, et pole üldse vaja. Ma arvan, et ei ole üldse vahet. Aga ma muidugi üldsegist ärgitaksin inimesi selles osas mitte valetama, sest et nagu mis see 12 nüüd siis on? No issand jumal küll. No et see tegelikult ju ei mõju... Me ei tea, kuidas mehed tegelikult ju mõtlevad. Vaata mõned mehed. Kahjuks mõned mehed mõtlevad kuidagi imelikult, aga no vaat ma mõtleks, et ma ei tea, kas ma siis nagu tahangi... Et mitme see tikk on käinud või? See ka on ju, aga ma mõtlen, et ma ei teaks, kas ma tahaks ennast siis siduda sellise inimesega, kes vaatab mind imelikult, kui ma ütlen talle oma päris body count'i. Jah, et sa oled vähem väärtuslik. Jah, et selle võrra siis olen või. Et tavaliselt see on meestel vist üldiselt nagu nii suurem ja nagu naistena ju üldiselt minu arust ma ei tee, oleneb inimesest, aga nagu ei tee ju sellest mingit numbrit või nagu üldse minu arust enne seda 2 inimese vahelist suhet, mis on olnud, põhiline on see, mis nüüd on. Mis see vahet on see 2-12, noh. Aga no ega ei ole mõtet enam ma arvan, et ei ole mõtet jah, et kui see tõesti ei ole teil nagu mingi pidev asi, millest te räägite, mis ma loodan, et ei ole, siis no mis sa hakkad mingi õhtusöögi ajal, et by the way, kuule tead, tegelikult on 12 hingel olnud see, et tegelikult on 12 no ma ei tea, no mitte, et saladusi peaks nagu hoidma, aga no kui sa ise juba tegid selle valiku mingi hetk, siis noh, nüüd elad seal valikuga. Ma hakkasin mõtlema, mul on see nätsuus ja ma tunnen, kuidas ma vahel seda nätsutan ja ma kujutan ette, kuidas paljudel võib see närvi käia, et inimesed vaatavad, et oota suu mätsub. Las ma ütlen teile igaks juhuks põhjuse, et siis te nagu teate, et meil see ei ole. Meil on mõlemal nätsud suus selleks, et vältida köhimist. Sest kui sul on nätsuus ja sa kogu aeg nagu neelatad oma ila, siis sa niisutad seda kurku ja kuna meil on väga tugev köhahoog mõlemal ilmselt, siis mina nakatasin, ma arvan, Kaisat seekord. Võib-olla, aga jah, et üritame seda vältida. Saaks üldse nagu siin vabalt rääkida, mis tegelikult jah, et see ole nagu et nagu oh my god, see oli väga häiriv. Väga. Ja vahepeal ikkagi tulevad need köhad ka sisse, aga ma olen endast parima. No nii. Ma olin 15-aastane, kui tegin endale Tinderi ja matchisin seal 22-aastase mehega, kes mind kohe sama päeva õhtul endale külla kutsus. Läksingi. Sõiduplaani viimane buss viis mind Tallinna kesklinna. Noormees tuli mulle vastu ja me jalutasime tema juurde. Tema juurde jõudes istusime elutoa laua taga, tõime teed ja rääkisime elust enesest. Kella 3 ajal tellis ta mulle takso ja mina sõitsin rahulikult kodu poole. Tol hetkel ei mõelnud ma absoluutselt, et selles kohtumises midagi kahtlast oleks, kuid tagantjärele vanemana tollele otsusele tagasi mõeldes olen ülitänulik, et mees polnud mõni pervert või ärakasutaja. Mäletan, et kohtumisele minnes usaldasin ma oma sisetunnet ja see oli hea. Või siis lihtsalt head inglid hoidsid mind. Nii. Väga ohtlik. Tüdrukud. Nüüd ema Kaisa hakkab rääkima. Ma saan aru, et esiteks hästi tore, et see olukord läks nii, nagu ta läks, super. Ja ma saan aru, et tüdrukutena eriti meile meeldib noorena juba mõelda, et ma olen nii täiskasvanulik, ma mõistan elu ja ma olengi nagu vaimselt vanem, kui mis ma tegelikult olen. Ja et ma oskan eristada kurja heast ja kõigest. Ja kõike seda ka. Aga ikkagi proovime säilitada seda kainet mõistust. Miks üks 22-aastane mees, sul oli seal Tinderis, siis pidi olema teine vanus, seal ei saagi nii noorelt seda kasutajat olla, et ma ei tea, kas sa talle üldse ütlesid seda, et sa oled 15, siin on võib-olla veel see kahtlus, aga kui inimene veel teab, et sa oled 15 ja ta on 22, siis lihtsalt nagu säilita see kaine mõistus ja mõtle, miks praegu see 22-aastane mees, kes on must 7 aastat vanem, mis selles vanuses on väga suur vahe, tahab minuga kokku saada. Miks ta tahab? Ja miks ta veel enam, et ta tahab, et ma tema juurde läheks, mis ei ole kontrollitud olukord? Vaata, see on kõik nii kahtlane, et mõtleme need olukorrad läbi. See ei ole normaalne, et 22-aastane tahab suhelda 15-aastasega. See on ainult siis normaalne, kui see on su vend või õde. Muidu, mida me teeme? Jah, et erinevus on, et 22 ja 29. Jah, see on teine asi. Aga 15 nagu täitsa alaealine. Ei, no mida on
ma saan aru, 15-aastane on ka täiesti nagu mõtetega ja nagu inimene, aga ikkagi ma mõtlen, et no mida väga tarka on 22-aastasel ja 15-aastasel omavahel rääkida. Nad on eludes nii erinevas kohas, üks on põhikoolis ja teine käib tööl arvatavasti. Loodetavasti. Ja elab omapäi ilmselt. Et need on ju täiesti erinevad maailmad, kus me elame, mida me siin räägime. Et ja siin olukorras veel oli veel see ohtlik, sa jõid seda teed seal tema juures, tema kodus, mis jällegi tore, et see ei juhtunud midagi, aga sinna tee sisse võis ju ka panna veel midagi. Väga ohtlik olukord. Eks me oleme ise ka noorena teinud igast otsuseid too, et see nagu siin me peame mina pean tunnistama, et ma olen pannud end olukordadesse, kus ma nüüd mõtlen, oh my god, jumal tänatud, et midagi ei juhtunud. Kindlasti, aga lihtsalt eks nüüd kuulakegi meid. Me tahame olla need suured ühed, kes nagu aitavad teid, et siis sellepärast ma loen seda moraali siin. Ja no ma ütleks ikkagi, see on ka jälle siuke nõme asi, mida täiskasvanud ütlevad, on ju, aga kui see äpp ei ole alaealistele mõeldud, siis ma arvan, et ei peaks sinna kasutajad tegema. Tinderisse 15-aastased ei ole. Ja ma mõtlen, et ju selles vanuses on ju igast, ongi kool, sa puutud enda vanustega nii palju kokku. Jah, sest et see Tinder on paraku üsna ohtlik koht, et seal on väga palju normaalseid inimesi, aga paraku leiavad tee sinna ka need kahtlaste tagamõtetega inimesed ja mida rohkem on seal selliseid noori inimesi, seda kergem on neil neid ära kasutada. Seega ettevaatlikud olema on ju. Kas sina lugesid selle just? Natukene selline tumedam teema. Ei lähe küll kuskile detailidesse, aga minu lapsepõlvesõbranna isa on haiglas ja tal on vähk. Ta on käinud juba ravil, aga vähk on tagasi ja tervis on väga vilets. Rääkisin telefonis enda emaga ja kurtsin, et nii kahju on sõbrannast, sest tal on väga raske aeg. Tema perekonnas 2 inimesel veel tervisega probleemid. Minu ema oli väga kaastundlik sõbranna suhtes, aga sõbranna isa kohta ütles, et eks kõik halb tuleb ükskord inimesele tagasi. Hakkasin siis uurima, miks ema nii vastas. Algusest ei tahtnud rääkida, aga siis rääkis välja. Kui minu ema oli teismeline, siis minu sõbranna isa, tolle ajal täiskasvanud mees, tahtis teda vägistada, aga emal õnnestus põgeneda. Ma ei taha sellest oma sõbrannale rääkida ja ka ema ütles, et ta pole just selle tõttu mulle varem seda rääkinud, et see oli minu sõbranna isa. Kas peaksin sellest sõbrannale rääkima? Mina olen mõelnud, et mida see head teeb, et sa rikud kellegi pildi tema isast muidugi ära. Ja veel enam, et ta praegu on saanud ju oma selle mingis mõttes siis karistuse selle eest. See on väga keeruline teema, sest et kui ma panen ennast sinna olukorda ja kui ma saaksin sellise asja teada, see tundub väga keeruline seda enda sees hoida, kui see on mu lähedane sõbranna. Aga siis ma mõtleksin, et kas see teeb su sõbranna elu paremaks see teadmine, sest me ei taha ju oma sõbranna elusid halvemaks teha. Et mina alati mõtleks, et kas see teeb kuidagi paremaks tema elu, kui ta teab seda infot. Ja aga alati tõde ei teegi paremaks, aga mitte ma ei tea, kas siin olukorras, aga üleüldises mõttes kas või mingid petmised asjad. See ei pruugi inimeste õnnelikuks teha see teadmine ja ta elu ka mitte paremaks ega kergemaks, aga vahel on ikkagi parem teada, kui et mitte teada. No aga mõtleme siis niimoodi, et oletame, et ma ei tea, me saame võtta, et võtame sinu isa, sest et mul ei ole... Ma ei taha, et me teeme minu need... Okei, võime minu veel teha, et minu isa on sellist asja teinud. Nii. Ja sa saad sellest teada. No mis sa teeks? Ma nii kaldun sinna, et ma räägiks, aga ma saan sinu pointist aru, et miks sa... Mida sa annab mulle tõesti? Sest ma tunnen, et sa annaks sulle selle, et sa teaks, mis su isa mu emale tegi, et see on mingi kaitserefleks, et kui see isa, mina pooldan seda siis, kui see isa, tal on ajalugu, et veel keegi, me ei tea muidugi, aga kas see siis tähendab, et tütar hakkab uurima seda, et kas sa oled veel kellelegi teinud seda või?
et kas see on nüüd selle tütre kohustus? Ei, mitte seda. Ehk siis see ongi nagu, et kui sellel isal on niigi juba mingi sketši, näiteks vaatmata on vägivaldne something, siis ma räägiks, sest et siis ma oleks nagu mingi, et kuule, su isa ei ole hea inimene, et kas sa ei saa sellest nagu aru, et kui tal on mingid muud need, mis ta on teinud mu sõbrannale halba. Aga kui ta on mu sõbrannale olnud ülihea isa, et ta on olnud ülihea abikaasa näiteks või mis iganes, siis ma nagu mõtleks, et aga mida see nüüd teeb enam? Ja hea ju on see, et sinu emaga midagi halba ei juhtunud. Noh, see on nagu siuksed need arutelud. Ja. Et ma oleks nagu, mis on minu see eesmärk sellega, et ma räägin. Kas ma kaitsen sellega oma sõbrannat? No aga ma mõtlen, et ma ei tea, milline see nende vaheline suhe on, et kui hästi ta teab oma selle sõbranna ja nüüd ma arvan, see ongi see, mida nagu nüüd peaks mõtlema. Et ta võiks nagu mõelda. Ja, et kui see on ülihea suhe, kui see isa tundub normaalne inimene, sa ei tea, et tal oleks nagu mingid sekadusi. Ajalugu sellise asjaga veel. Et siis võib-olla mitte, aga kui tal on ajalugu, et ta on olnud mingi ebameeldiv inimene, võib-olla veel ongi sinu sõbrannaga olnud halvasti käitunud kuidagi, siis ma räägiks. Jah. Nii. Tõesti raske teema tegelikult. Jah, väga. Ja siinkohal on see, et sa oleks võinud oma emalt võib-olla küsida ka, et kas sa politseisse läksid sellega. Et et kas sellega tehti midagi. No läheb, mis olukord see üldse, et kuidas ta pääses seal, kuidas see kõik nagu jah, et kas sa ei oleks saanud üldse midagi teha või kuidas see olukord oli, et seda me ei tea juba kõike. Aga lähme edasi. Jah. Avastasin oma poissõbra arvutist pildi tema kunagisest voodikaaslasest, kellega nad suhtes ei olnud ning tema sõnul ei olnud neil ka midagi siirast, kuid pilt oli seksuaalse alatooniga ning ilmselt saate aru, milleks ta seda kasutas. See tegi mulle meeletult haigelt ning laual oli lahkuminek. Oleme olnud pikaajalises suhtes ja otsustasin talle andeks anda. Nüüd keerlevad peas mõtted, et kas ma tegin suure vea. Kuidas oleksite teie sarnases olukorras käitunud? Kas see pilt nüüd oli sinna nagu jäänud mingisugusest vanast ajast ja ta ei olnud seda lihtsalt kustutanud ja ta ei kasutanud seda siiski enda rahuldamiseks või kas see oli nagu tuli välja, et ta tõesti seda ka siis kasutas ja regulaarselt vaatas. Siit seda välja ei tule. Samas ta ütleb, et lahkuminek oli laual, siis ikkagi tähendas, et see oli tõsine teema. Aga igal juhul tegelikult võiks olla kustutatud sellised eelnevatest teemadest mingisugused pildid. Mina arvan, et see vist oleneb ka sellest, et kui sa nüüd avastad selle, kuidas ta reageerib selle peale. Kui ta on nagu hästi nagu, et issand, see jäi vanast ajast ja sa võid selle vabalt ära kustutada, mul ei ole absoluutselt seda vaja, ma vist ei tekitaks enam sellest probleemist, ma oleks nagu selge, et ju siis oligi vanast ajast ja blablabla. Kui ta muutub kuidagi kaitsvaks või nagu mingi mis vahet, et see seal on ja miks see ei või olla. Ja siis ma oleks nagu kuule, what the fuck. Et see oleneb sellest reaktsioonist, kuidas mina reageeriks vist või mis ma teeks selles olukorras. Et kui ta on siuke chillo ja on nagu, issand, sorry, et nagu see on jäänud sinna, et ma ei ole ammu puhastanud ja sa võid kustuta ära, mida iganes. Don't care. Siis ilmselt nagu ma ka üritaks selle nagu selja taha jätta. Eks see ebamugav on ikka. Ebamugav on muidugi, et ei tahaks kindlasti leida kaaslasarvutist pilti. Jah. Et eks sina selles olukorras tegelikult tead kõige rohkem, kuidas sa päriselt seest tunned. Kas see lõi mingi lohu sinna usaldusse? Ja et kas seda on võimalik taastada või sa tunned, et see oli ikkagi selline põnts, et sealt nagu ei saa välja tulla. Et ega meie ei saagi, me saime öelda, mis me nagu mõtlema, aga me ei saa sulle öelda, mis on õige või vale teha, et seda saad sina tunnetada. Nii, kas mina lugesin selle just või? Ei, mina. Natuke sellist piinlikku olukorda ka siia. Võõras naine avastas oma jalgade juurest minu verise tampooni. Lugu järgmine.
käisin comedy show'l ja mul olid tol ajal ka naistekad. Muide, minu arust nii naljakas viis viidata päevadele. Naistekad. Aga okei. Kui paus oli, siis läksin tualetti, sest teadsin, et pean tampooni vahetama. Võtsin siis selle tampooni enda seest välja ja ma ei tea kuidas, aga see tampoon veeres minust vasakul pool olevasse tualetti. Ma reaalselt ei saanud seda mingi 20 sekundit vähemalt kätte, sest see oli nii kaugel ja nägin, et see tampoon oli teise naise jalgade juures. Oh my God. Appi, see on reaalselt kõige piinlikum lugu, mis mul ever juhtunud on. Ma lihtsalt loodan, et see naine ei näinud mind ja kui vetsul läksin ja sealt väljusin. Pärast paneb veel pildi kokku, et see on ju see naine, kelle tampoon mu jalgade juurde veerdes. Aga kas ta lõpuks sai selle siis kätte või? Ma reaalselt ei saanud seda mingi 20 sekundit vähemalt. Ma arvan, ta lasi sellel naisel ära minna ja siis võttis ja pani. Võib-olla siis. Aga see on tõesti päris kohutav. Samas nagu, kui see on naiste rahvas, see on nagu... Tegelikult see on nagu inimlik, aga muidugi mulle... Ka minul oleks imelik seal kõrval, kus on seal mu jala juures. Kas sa peaks nagu lükkama jalaga selle sinna käe juurde? Käsi hakkaks tulema, siis ma ilmselt nagu võib-olla, no ma ei tea, aitaks kaasa. See on ju verine. See on ju verine, jah. Kellegi teise. See on värske veri. Body fluid on my shoe. Et ma ei tea. Ma arvan, et ma oleks veits šokis ja see šokireaktsioonis ma lükkaks selle sinna nagu tagasi. Ilmselt, jah. Et mis ma passin seal lihtsalt vaatan seda kätte olen nagu... Jah, et see teine inimene, kelle käsi seal on, tal on ka piinlik nagu jah. Et sa oled seal ja... Jah. Wow. Jah. No sul ikka lendas see tampoon siis kohe. No nii ja viimane... Issa, mul on ainult kuidagi niimoodi lennanud, mitte tampoon ei lenda, vaid kui ongi nagu üli heavy period, siis see klomp sealt küljest lendab kuhugi seina peale, siis vaata see rõve. Mis sa pead seda puhastama? Wow, see praegu see visuaal, mille sa oled maalinud siia silme ette. Ei no elu on... It's fun to be a girl. See lihtsalt nagu jah, käib kahjuks naiseks olemise juurde. Jah. Hei kaisad, olin mingi aeg Pärnus kaubamajakas ja olin jäätiseleti juures ja valisin endale jäätist. Järsku saan aru, et keegi pigistas mu tagumikku. Minu esimene reaktsioon oli ümber pöörata ja talle otse näkku virutada. Peale seda sain tund aega turvadega vestelda. Ta keeraski siis ja tõigi näkku. Aga minu arust väga õige reaktsioon ja nii peabki, aga ma mõtlen, et ta tund aega nende turvadega vestles, kas siis tema sai nagu riielda või? Sest tegelikult ju see oli enesekaitse. Äkki see inimene lahkus? No ilmselt, jah. Ja siis ta pidi äkki kirjeldama, et see vend katsus tagumikku. No jah, et ma loodan, et see oli nagu lihtsalt selline olukorra seletus, mitte et sa pidid nagu aru andma, et kuidas kaitsma seal, sest et nagu keegi ei tohi sinu keha katsuda. Minu arust väga õige. Sama. Virutamegi nendele, kes julgevad oma käsi meie keha külge panna ilma, et selleks oleks lubatud. Jep. Kahjuks minu sees ei ole seda esmareaktsiooni. Sul on lihtsalt nagu, mida sa tegid? Verbaalne see, aga et kohe niimoodi, see oleks äge muidugi, kui ma oleks elu jooksul. Pead harjutama hakkama kodus, vaata, kujutama ette, äkki katsub. Järjest niimoodi kujutad ette nagu seda situatsiooni. Jah, sest et praegu ma mõtlen küll, et ma oleks kõigile nendele meestele, kes on luba küsimata mu perset katsunud tahtnud anda niimoodi, et silm on sinine. Jah. No võt, sellised saladused meil täna olid. Väga lõbusad olid osad. Osad olid lõbusad, oli ka seda tumedamat. Jah, aga lõpetasime õnneks siiski positiivsel naljakal nooti. Pigem naljakal, et tegu ise küll selle mehe poolt ei olnud naljakas, aga väga hea reaktsioon. Jah. Nii et soovime kõigile kiireid reaktsioone. Saatke veel saladusi. Saatke saladusi, jah. Ja väga fun on neid ikka lugeda. Ja mina ikkagi usun, et kõigil on mingid saladused. Ja ma arvan, et isegi need, kes on juba meile midagi saatnud, tegelikult neil oleks veel saata. Jah.
või äkki meil on mõni nagu, kes on midagi saatnud ja nüüd neil oleks järge saata sellele. Et siis oleks hea muidugi, kui pisikene siuke meeldetuletus on, et saatsin selle ja nüüd on juhtunud niimoodi, et järjejutud ka väga hea. Seal live-üritusel muide üks siis meie kuulaja ütles, et ta kirjutas meile ja et me lugesime ette selle kirja Patreonis. Ja et ta nüüd on mõelnud, et follow-up saata. Yes. Alati on hea lugeda follow-up'e. Ja, väga põnev. Me elame nagu kaasa nendele situatsioonidele. Surkida teiste eludes ka. Muidugi, kui endal nii igav elu vahepeal on. Aga thanks, et kuulasid ja kuuleme näeme juba varsti. Tšau!